Tere kõigile, on tere tulemast Tiiu Tara kanalile. Käesolev video on nädala energia. Vaatame siis, mida toob nädal 8. kuni 14. detsember siis kõigile meile. Ja tegemist on nagu ikka siis kollektiivse lugemisega. Võta siit endaga kaasa see, mis sa tunned, et on sinu jaoks tähtis ja oluline, mis sinuga hetkel haakub ja mis sa tunned, et sinu eluga praegu kokku ei lähe, lase see endast lahti. Järelikult on see kellelegi teisele. Valmis on mul pandud siia laual siis selleks nädalaks 7 kaarti. Sa võid neid võtta kui nädalapäevi, aga sa võid ka siit korjata selliseid olulisi sõnumeid siis endale välja. Ja iga siis nädala energia lõpus on meil toimumas ka mäng. Siit saad siis vastused 3 küsimusele. Milline tähemärk on sinu jaoks selle nädala tähtis, milline nädalapäev on sinu jaoks selle nädala tähtis ja jah või ei küsimustele ka siis vastused saab ning siin video all kirjelduses on olemas ka ajamärgid, saad sinna klikata, video hüppabki kohe automaatselt siis lugemise juurde, mängu juurde, et sa ei pea ise kuskilt otsima. Ja enne kui ma alustan, ma tahan ka öelda, et mida toob aasta 2026, selline lugemine on juba olemas tiiutarot.ee kodulehel, et kui sa tunned, et sa tahad piiluda siis tulevikku, et mida järgmine aasta sulle toob, siis sa saad seda teha tiiutarot.ee, aga lähme nüüd nädala energiate juurde. Me alustame niimoodi, et meil on mõõkade kuninganna õigetspidi, kaarik õigetspidi, väga hea. Siis on meil mõõkade rüütel tagurpidi, meil on sauade 2 tagurpidi, samuti siis õnneratas tagurpidi, müntide kuningas tagurpidi ja karikate 8 õigetspidi. Need on väga-väga huvitavad kaardid ja need on enamjaolt ikkagi seotud töö ja karjääriga. Eriti kuna meil on ka kaarik õigetspidi, õnneratas, müntide kuningas, mõõkade kuninganna, need on kõik karjäärikaardid. Ja väga-väga edukad kaardid, kus juures eriti siin nädala alguses esimesed 3 päeva on kuidagi tõesti nagu suured edusammud edasi. Eriti kui meil on kaarik õigetspidi, tema ei ole ainult 10 sammu edasi ega 100 sammu edasi, ta on reaalselt nagu 1 000 000 sammu, eks ole, et me teeme suure hüppe või et see on suur kordaminek. Ja kaarikust rääkides ta ongi nagu selline suure edumärk ja ta on ka eneseületus, et kui me oleme pikka aega millessegi panustanud, on see mingi projekt või on see näiteks see, et me otsime uut tööd, et tööotsingud või et me tahame karjääris saavutada midagi, meil on nagu teatud eesmärgid, siis kaarik ütleb seda, kas sa saavutadki juba sellel nädalal selle, kas see on lähitulevikus tulemas või siis ka üleüldiselt, kui see on pikemaajalisem nagu selline unistus või teekond, siis usu mind, kaariku kaardis sa jõuad selleni ja kaarik ongi nagu selline, et me eraldame nagu terad sõkaldest nii-öelda, sest kaarikut juhivad must ja valge hobune, must ja valge jõud. Ja see tähendab seda, et mida edukamad me oleme ja nagu mida suuremaid samme me elus edasi astume enda nagu unistuse nimel või on see looming, on see karjäär, on see nagu lihtsalt midagi väga-väga ägedat, vinget, mida me elus nagu saavutada soovime. Kaarik absoluutselt ütleb, et me saame seda. Aga sinna juurde, vaata, see on kõik see valge hobune ja see valge jõud, vaata see, et issand jumal, ma tahan seda teha, see elevus, see edu on ju. Ja samal ajal valge hobusega võrdset sammu peab alati ka must hobune ja see on see varjupool. Hakkavad juhtuma nagu sellised olukorrad, et mingid koostööd inimestega ei toimi. Mingisugused asjad, mida me proovime, need ei tule välja, et vaata see must hobune eemaldab selle, mida meil vaja ei ole. Ta ei lase meil liikuda edasi mõttetute inimestega, mõttetutel radadel ja ka et see käibki kõik käsi käes ja need mõlemad hobused on võrdsed ja mõlemad on väga-väga vajalikud, et me saaksime aru, kellega meil asi toimib, kellega mitte, kellega suhe toimib, kellega mitte, kellega või kus kohas see koostöö toimib, kellega mitte, millises ettevõttesse ma sobin, millisesse mitte, milline karjäär või õpingute teekond on minu jaoks ja milline mitte. Must hobune hakkab siis ütlema meile ei, uksed hakkavad nina ees sulguma, mingid asjad, mis me proovime järsku nagu kaovad ära või et ei tule välja, siis ütle sellele olukorrale aitäh, näiteks kandideerid kuskile tööle, sa ei saa, see tähendab seda, et midagi paremat on tegelikult sinu jaoks ja see, kuhu sa proovisid, ei olnudki hea sulle, eks ole, võib-olla kellelegi teisele, aga sinu teekonda see ei toetanud. Ja vaata, me laveerimegi selle kaarikuga, kaarik ju sõidab, kaarik on liiklusvahend, ta sõidab edasi, ta on liikuv kaart ja me kuidagi leiamegi enda selle õige raja või õige tee, õiged inimesed, õiged koostööd, õiged suhted, õiged töökohad jõuavad meieni. Kui me ise oleme ka julged ja me ei lase ennast nagu heidutada sellest, et kui miski ei toimi,
vaid me ikkagi julgelt lähme edasi, et mida nagu vähem asjad toimivad, vaata, mida rohkem nad ei toimi, see tähendab seda paremini sa liigud sinna, mis toimib. Et see ongi selle sõnumi nagu see kogu point, vaata, et ära lase ennast hirmutada sellest ja kaariku üks sümboleid on ka see, et inimesel on pea kohal tähed. Peas või otsa ees või pea kohal on sellised tähistaevas või tähed ja tähtaras on meie hing ja hingesugulased ja meie saatus ja see tähendab tegelikult seda, et sa oled väga-väga õigel teel ja sa liigud suurte sammudega edasi. Sa ei saa valesti minna, sul ei saa tulla nagu vale asi sinu ellu või et sa ei saa valesti otsustada, et kõik ongi õige. Ja kaarik ongi nagu selleks nädalaks selline täiskäik edasi, et davai, teeme ära, et hästi nagu selline jõuline ja tugev. Ta indikeerib ka mingisugust eneseületust, midagi, mida me kardame, põeme, et ma ei saa hakkama, ma ei oska, issand jumal, ma ei saa. Tegelikult, kui me võtame ennast kaarikus kokku, siis tegelikult me saame seda ja see tegelikult toimib väga-väga ilusasti. Ja veel enam, et sul on ka mõõkade kuninganna eelnevalt sellele kaarikule. Mõõkade kuninganna on selge, klaar, asjalik, tubli, väga intelligentne ja väga tark kaart. Mõõkade kuninganna on nagu selline suur otsustaja, ta on väga nagu selge pilguga, et ta näeb kõiki detaili, ta märkab kõike, mis on õige, mis on vale, mida teha, mida mitte teha, talle valetada ei saa, ta suhetes nuhib kõik välja või et saab teada, kes on õige, kes on vale, kes räägib tõtt, kes räägib selja taga midagi. Sa saad nagu kogu info tuleb päevavalgele ja see energia kestab esmaspäev, teisipäev, kolmapäev, kuna järjest mõõkade kuninganna, kaarik ja mõõkade rüütel tagurpidi veel parem, kui ta on õigetpidi. Ta ongi siin tagurpidi selgus, otsused, edu, töö, klaarsus, lähen edasi, plaan on nüüd selline hästi tuhisev energia need nädala esimeses pooles ja mõõkade kuninganna ongi nagu selline, et ära karda nagu otsustada, vaata mõõkade kuninganna on käest terav mõõk ja see tähendab seda, et midagi tuleb ära lõigata, välja jätta selleks, et me saaksime keskenduda võib-olla paremale, aga mõõkade kuninganna ja rüütel mõlemad räägivad ka lepingute sõlmimistest, tehingutest, väga headest otsustest, koostöödest, asja ajamine, igasugused ostud, müügid, mingid haldusteemad, eks ole, et kuidas ma selle asja teen, mis mu plaan on, mida otsustada, mida võtta, mida jätta. Nädala esimeses pooles väga-väga hea nagu aju sisetunne, koostöö ja sa teed väga häid otsuseid, ja ka soovitus ongi tuhiseda eriti nädala esimeses pooles, et tõenäoliselt tulevad nagu kiire nagu selline periood, sest mõõkade energia ongi nagu kõige kiirem element, et see on õhuelement ja õhuelement ongi nagu tahan kõike kohe nüüd ja praegu teeme ära, vaata nad on üsna sellised hektilised ja kiired, aga väga-väga edukad, et mida rohkem sa ka võtad seda vastutust, otsustad, teed, et sa ei jää nagu kuidagi unistama ja üle mõtlema, et seda paremini sa ka elus edasi liigud ja mõõkade kuninganna ongi nagu selline boss. Ta on juht, ta on boss, ta on liider, ta on ka väga nagu selline, et klaari nagu mõtlemisega, et me ei lase nagu suvaliste inimeste arvamustel ennast mõjutada. Me nagu hästi oskame kuulata iseenda aju ja iseenda kõhutunnet ja see ongi ainuõige. Ta on väga nagu selline iseseisvuse nagu kaart ka, et meil tegelikult me teeme kõige õigemaid otsuseid, kui me nagu keskendume ka rohkem endale, et see ei ole isekus, see on tegelikult enesearmastus. Aga mingisugust head tehingut, ostu, vaata meil on kõik need mingid jõuluostud ja mingid plaanide paika saamised, et mõõkade kuninganna ja mõõkade rüütel tagurpidi, need on väga-väga head kaardid nagu selleks, et kuidagi väga palju asju saab tehtud, otsustatud, edasi liigutud, mõnusad energiat nagu selles suhtes. Kaarik ja ka sauade 2 on siit tulemas. Järgi kaarik ja sauade 2 on reisimise kaardid, karikate 8 nädala lõpu samamoodi, kes tahab plaanida mõnda reisi, osta pileteid reisile, võib-olla see nädal minna või et kuidagi ootamatult tahad minna, väga-väga head kaardid, hästi sellised õnnelikud, karikate 8 nagu õnnelik, vaata, et issand jumal, nii tore, et ma tõesti tunnen, et ma olen rahul ja vaata, kõik toimib nii hästi ja karikate 8 reisimise suhtes on nagu selline, et me tõesti emotsionaalselt ka laeme enda akud nagu täis. Sauade 2 on pigem hästi selline seiklushimuline energia, proovin uut toitu ja näen uut kultuuri ja nii lahe ja ma seiklen ja ta on väga aktiivne kaart nagu reisimiseks ja kaarik õigetpidi on nagu sõiduvahendite kaart, et rongid, lennukid, autod ja kaarika on ka liikuva kaardina, kui ta on õigetpidi, siis see on väga edukas reis ja mõnikord kaariku tähendus on ka nagu see, et sa mõtled, kas minna reisile või mitte ja kaarik ütleb, et sa kahetsed, kui sa ei lähe, et ta on nagu väga-väga võimas kaart, pluss ta on õigetpidi, et õigetpidi kaarika tähendab igasugused autojuhi lubade saamised ja uue auto ostmised ja sellised sõiduvahendite nagu teemad väga-väga soodsas valguses, kui meil on kaarik õigetpidi, et tasub sellega edasi liikuda või võib-olla kellelegi teist oli see hetkel nagu oluline siis sõnum.
mõõkade rüütel tagurpidi, tark ei torma, teeme enda otsuseid läbimõeldult, uurime kogu info läbi, kui sul on näiteks vaja osta mingit kingitust kellelegi, uurid kõik e-poed läbi, käid kõik poed läbi ja siis teed enda otsuse. Nii mõõkade kuninganna õigetpidi kui ka mõõkade rüütel tagurpidi on nagu sellised, et ära võta esimest ettejuhtuvat asja, ära rapsi, ära kiirusta, aruta läbi, mõtle läbi ja tegelikult siis sa teed väga-väga häid otsuseid, aga mõõkade rüütel on ka selline, et igasugused, kui on mingid vaidlused, vaata palga läbirääkimised, töö, mingid intervjuud, igasugused, kus meil on vaja esineda, rääkida, enda ees seista või võib-olla vaielda, võib-olla enda ideid rohkem öelda tööalaselt nagu välja või et inimestega rohkem suhelda. mõõkade rüütel on väga-väga hea kaart selleks, et ta on selline julge pealehakkaja, et sorav eneseväljendaja, ta on väga enesekindel, tihti on ta ka võidukuse nagu sümbol, vaata, et ta ei anna alla enne, kui ta võidab ja ta vaidlebki endale kõik võidud välja, vaata, et siin on ka sellist sõnumit, et kui sa midagi väga tahad saada, siis vaikselt ja rahulikult, mitte et sa peaksid nagu tõmblema selle nimel või et ennast nagu katki töötama, aga mõõkade rüütel on väga hea strateeg. Ta on nii hea, ta nuhib endale kõige paremad diilid välja, ta nuhib endale kõige paremad plaanid ja kõige paremad nagu ägedamad asjad välja, et ta nagu kuidagi selline ääretult intelligentne ja sa tegelikult teed ääretult ka õigeid otsuseid selles mõõkade rüütlis, et ära muretse. Nüüd alternatiivselt ka igasugused klatšimised ja tagaselja kuulujutud, mõõkade kuninganna, mõõkade rüütel, proovi oma keelt hammaste taga hoida. Need on mõlemad kaardid, kus see võib meile valusalt tagasi tulla. On need mingi tööalased kollektiivis, mingi kuulujutud või et oi, et ettevõttel läheb nii või see inimene tegi seda. Meil tuleb väga hoiduda nagu sellest draamatsemisest nii-öelda ja võib-olla natuke sellest klatšimisest, aga mõõkade rüütel tagurpidi, mõõkade kuninganna õigetpidi, need on sellises asetuses ka kaardid, kus tihti vaata, kui keegi on meist rääkinud midagi tagaselja, rääkinud, öelnud midagi, teinud midagi või et on olnud lihtsalt selline salakaval või et draamatseja, siis nii-öelda me saame selle kõik teada, et tõde tuleb päevavalgele, kui need kaardid on sellises asetuses, eriti mõõkade kuninganna õigetpidi, tõde tuleb kõik päevavalgele, et sa saad selle info nagu teada, see ei jää sinu eest varjatuks ja siis on ka soovitus teha sellest omad järeldused, mitte hakata nagu ilustama seda kõike, et kui sa saad teada, et keegi ütles su kohta inetult, siis me tihti hakkame tegema nagu sellist asja, vabandusi leidma nagu talle, et äkki ta ikka ei mõelnud seda nii halvasti ja ma ikka ei tea, et äkki see, kes mulle selle välja rääkis, äkki nagu tema mõtles selle hullemaks, kui see tegelikult on. Ja vaata sellised asjad, kui sa sellist asja hakkad tegema, siis tea, stopp. Et kuula nagu infot, mis ka maailm või inimesed, universum sulle nagu ette söödab, et mõnikord tahame lihtsalt uskuda, et see ei ole nii hull, aga võib-olla on. Et usu lihtsalt seda selget infot ja usu mind, sa teed õiged otsused ka selle pealt, et meil tuleb see aju hoida üsna klaar, eriti nädala esimeses pooles. Siis nädala keskel on meil toimus siuke pöördepunkt, et meil on sauade kaks ja sauade kaks nüüd hakkab elevust tooma, elevust, põnevust, seikluseid, mingid plaanid tekivad, võib-olla reisiplaanid, ka üritused, kutsed üritustele, peod, siis ka igasugune ilu teema, vaata sportimine, trenni tegemine, juuksur, uued riided, absoluutselt sauade kahest tasubki nagu edvistada, eputada, väljas käia, särada, pane oma kõige ilusamad riided selga ja samuti sauade kaks reisimine, peod, hobid ja trennid, et ka nagu sellist loomingulisust sauade kaks meile nagu jagab ja sauade kaks on ka otsuste langetamise kaart, kusjuures, sest kaardid number 2 tihti seda on, vaata see või teine. Et kumba võtta, kumba jätta, aga mõnikord sauade kaks tähendab ka seda, et 2 ülihead valikut tulevad korraga lauale ja võib-olla mõlemad teha me ei jõua, on ju. Ja siis soovitus sulle on see, et vali lihtsalt see, mis on põnevam, mis on lahedam, mis on elevust tekitavam, mitte nagu see, et mis tundub nagu mõistlikum või mis on kodule lähemal või et bla bla bla, on ju. Et me peame sauade kahest nagu rohkem kuidagi see on nii põnev, ma tahan seda teha, see on issaku lahe, mõtle, kui me saaks sellist asja elus teha. Et sauade kaks räägib meie elevusest ja sauade kaks räägib ka seda, et meil on tegelikult maailm meie ees valla. See on meie enda valik, mis me enda eluga nagu teeme, et sauade kahe sümbol ongi nagu selline, et inimene seisab kõrgel nagu mäe tipus või torni otsas, vaata alati tal sealt avaneb suur vaade. Ookeanid ja mäed ja uued maad ja mered ootavad teda, on ju. Ja tal on 2 saua 2 pool nagu teda ja
ta ei tea nagu kumba võtta, kuhu minna, millist maad avastada, mida ma tahan enda eluga teha, aga mõlemad on põnevad ja kõik need uued asjad, mis teda ootavad, on tegelikult ülilahedad ja põnevad. Ja tulebki võtta üks, jätta praegu teine, tuleb võtta üks asi, keskenduda sellele, teha see põnev asi ära ja küll sa hiljem tõenäoliselt saad ka selle teise asja teha, aga tuleb natuke otsustada ja sorteerida, et otsuste tegemine, plaanide paika saamine, hästi nagu selle nädala teema. Siis meil on järgi tulemas õnneratas tagurpidi. Õnneratas on kaardipaaki üks kõige rohkem nagu õnnega koos olevaid kaarte. Tagurpidi ta lihtsalt indikeerib seda, et ära jää nagu vana rasva peale, et vanad need mugavad sisse harjunud mustrid ja vana rasv ja vanad mugavad, et aga seda on alati nii tehtud ja et proovime ikka nii, et see on alati ju niimoodi toiminud. Vaata, kui õnneratas tagurpidi võib jääda kuskile nagu nõiaringi nagu kinni. Ja ma proovin nagu paremaks muutuda ja ikka nagu kõik vajub ära. Jah, ma hakkan paremini toituma ja kõik vajub ära. Jah, ma proovin seda ja ikka vajub ära. Et kuidagi me peame kategooriliselt süsteemi muutma. Kui me tahame suuremat nagu sellist edu ja edasi liikumist, siis me peame nagu uut moodi istuma, astuma, hingama, mõtlema. Me ei saa nagu inertsist vaata kogu aeg ühte ja sama teha. Siis me jäämegi ühte kohta nagu kinni ja mandume. Veel siia juurde ma ütlen seda, kui minevikust hakkavad inimesed tagasi tulema. Vanad sõbrad, mingid eksid, igasugused vanad tuttavad, õnneratas tagurpidi tavaliselt ütleb seda, et nad ei ole muutunud ja me jäämegi nendega kogu aeg jaurama seda ühte sama mustrit. Ega ilma asjata õnneratta kohta ka ei öelda karmaratas, eks ole, et me jääme kuskil niisuguse karmalisse õppetundi nagu kinni. Meil tuleb valida ise uus tee ja sellepärast ongi siin valik sauade 2. Kuidas ma käitun, kuidas ma vastan talle, mida ma teen, millist elu ma tahan endale edasi luua, kellega, kes sinna sobib, kes mitte, eks ole. Me peame ise neid otsuseid tegema ja siis see ratas pöördub õigetspidi, et kui me neid uusi samme hakkame astuma, uut moodi mõtlema, istuma, astuma, hingama, ise ka ei aksepteeri seda vana jama enam. Et sul võib korduda mingi õppetund ja vaata kellegiga või kellega on juba sama olukord olnud või siis uus inimene kordab justkui nagu sama mustrit, vaata tuleb uus inimene su ellu ja ikka mingi sama jama hakkab pihta. Sul tuleb ise muuta oma suhtumist, mõtlemist, käitumist, ise reaalselt füüsiliselt uusi samme teha, võib-olla nägu täis sõimata, võib-olla ei öelda, võib-olla lihtsalt eemalduda, panna punkt sellele, et ma ei taha enam selles olukorras olla, et see on justkui nagu mingist nõiaringist välja murdmise nagu sümbol. Ja õnneratta veel üks tähendusi on ka aeg ja ajastatus, et aeg on õige või aeg on vale. Ja vot nii ongi, kui miski praegu ei suju, võib-olla ei olegi õige aeg selleks. Et õnneratas ise on nagu siuke saatus, vaata, et see tähesümbol kaarikul on ka saatus ja hing ja vaata see ajastatus ja mõlemad nii nagu tähesümbol kui ka õnneratas õigel ajal õiges kohas, aga mõnikord nagu aeg ei ole veel küps või aeg ei ole veel õige ja kui sa tunned, et sa hakkad punnitama midagi, mis sa tegelikult tead, et on ülilahe, aga praegu nagu väga ei lähe, pane see lihtsalt pausile, jäta see hetkel kõrvale, tegele millegi muuga, sul on võib-olla muud ägedamad asjad siin hetkel laual ja me ei saa sundida asju juhtuma kiiremini või et tagant utsitada, et õnneratas on hea nagu kuidagi lasta hästi vabaks, et me ei saa kõike kontrollida. Me ei saa kontrollida aega, me ei saa teha niimoodi, et peale jaanuari tuleb kohe august, on ju, et me peame selle rütmi läbi elama igal asjal, igal töökohal, igal suhtel, igal asjal. Siin maailmas on oma nagu tempo ja oma rütmi ja oma nagu selline õige aeg või et ajastatus. Ja kui asjad ei toimi, see tähendab võib-olla hiljem toimivad, aga praegu ära muretse selle pärast, kui sa midagi kontrollida ei saa, mida sa muretsed selle pärast, et lase see kohe lahti. Õnneratas ongi see, et mida vähem me muretseme, mida vähem me kontrollime, seda edukam tegelikult on. Ja vaata sellel õnnerattal selles kaardipakis on ka need tähed, et selline tumesinine taevas ja säravad tähed, siin on natuke sellise poolkuu kujulises nagu sümbolis või et selles kujus siin on ja et tead, need tähe sümbol ja see öö ja see kuu ja vaata, et see on nii intuitiivne, et õigel ajal õiges kohas need õiged sümbolid, õiged inimesed, õiged asjad lihtsalt juhtuvad, see lihtsalt toimib ja vot nii ongi, mida vähem me kõike kontrollime. Müntide kuningas tagurpidi nädala lõpupoole tuleb tervis, toitumine, trenni tegemine, uni, magamine ja keha kosutus vägagi mängu, eriti laupäeva paiku ja võib-olla reede, laupäev, pühapäev ka see asi nagu kuidagi hästi eluline ja oluline. Võta puhkust, võta aeg maha, sa ei pea tõmblema nii palju, luba endal see laupäev või see üks päev siin nädalas, kus sa nagu lihtsalt vaatad filmi ja vedeled, kus su keha saab mingit heaolu või võib-olla sa jalutad värskes õhus, kui sa ei ole ammu nagu liikunud, toitumine väga-väga oluline roll, eks ole, sest müntide
kuningas on ka tööalaselt väga edukas kaart muidu, eks ole. Ja ta ennustab rohkem raha ja paremat tööd ja ta on tegelikult väga-väga edukas, aga me saame selle edu siis, kui me hoolitseme enda keha eest, et keha ja raha on selles kaardis omavahel absoluutselt seotud. Ja see paradoks on see, et me arvame, et me peame rohkem tööd tegema ja siis me oleme ka rohkem edukad, aga tegelikult mida vähem tööd me teeme ja ka rohkem enda keha eest hoolt kanname, enda tervis, meie füüsiline vaimne tervis, seda edukamad me paradoksaalselt tööalaselt ka oleme, eks ole, et me unustame töö üldse ära ja siis järsku kõik toimib, eks ole, et kohe, kui sa lased lahti, kohe, kui sa ei kontrolli paaniliselt enam midagi, siis asjad lihtsalt iseenesest toimivad. Ja meil on ka nädala lõpus karikate 8. See on ka reisimise kaart, ta on liikuv kaart, ta ka indikeerib töövahetust, kolimist, reisimist, kes tahab uut kodu, väga hea kaart on see ka selleks. Karikate 8 lihtsalt ka tähendab suurt õnnetunnet õiget pidi kusjuures, et nädala lõpus on nagu suur kordaminek, ise oled emotsionaalselt väga rahul, et see on hea kaart neile, kes on tundnud, et kuidagi masenduses või nagu kuidagi siuke tülpinud või kurb või et meil on õues hästi siuke pime ja kõle ja vaata, et karikate 8 õiget pidi on vastupidine nagu sellele, et me liigume kohast, kus me ei ole rahul, kohta, kus me väga oleme rahul ja kõik on nii tore ja et järsku need asjad enam ei mõjutagi mind ja hästi lõbus kaart on see õiget pidi, aga ta on mingisugune nii-öelda liikumine, journey või teekond, et me peame liikuma, võib-olla avastama uut kohta, jalutama uues pargis, avastama uut mingit restorani, reisima uude riiki, võib-olla ka see õnneratas ja karikate 8 indikeerivadki seda, et me ei saa nagu sinna vanasse nii-öelda rütmi või et vanasse rasva nii-öelda kinni jääda, eks ole, et või et kogu aeg ühes ja samas kohas nagu liikuda, et töö, kodu, toidupood, et meil on vaja nagu kuidagi sellist hingamist ja uusi kohti avastada ja kuidagi, et seda innukust tuleks nagu rohkem peale, aga nagu karikate 8 on väga-väga õnnelik kaart ja ka suhetest me täna ei olegi palju rääkinud või et üldse selleks nädalaks ei ole nagu hullud selliseid romantilisi kaarte nii-öelda väljas ja võib-olla see ei olegi selle nädala fookus, aga karikate 8 on suhetes see, et kui me oleme vaata tülis olnud, solvunud, pettunud või lihtsalt nagu siuke raske tunne on olnud mingisugune masendus või kurbus ka näiteks suhete valdkonnas, siis karikate 8 õigetpidi tähendab, et me saame üle sellest, et see nagu puhastub meie seest ära. Et võib-olla me ei pea nagu selle inimesega nagu suhtlema või ära leppima või et mis iganes, aga see trauma tuleb nagu sinust välja nii-öelda ja sa kuidagi saad sellist selgust ja klaarsust ja rahu ja õnnetunnet ja asjad hakkavad jälle kuidagi sellist suurt elevust ja õnne sulle nagu tooma, et kui sa oled tundnud, et pikka aega ei ole nagu seda head tunnet sinu sees olnud, siis palju õnne, meil on karikate 8 siin väljast on nagu hästi õnnetunde kaart. Oota niimoodi, selleks nädalaks ka siis tähemärgid, mõõkade kuninganna naissoost õhumärgid, kaksikud kaalud veevalaja, kaarik vähi tähemärgi isikukaart, mõõkade rüütel ka kõik õhumärgid, kaksikud kaalud veevalaja, müntide kuningas kõik meessoost maamärgid, sõnn ja neitsi kaljukits, et täna päris palju neid tähemärke siin väljas. Ja kui see lugemine sulle meeldis, siis sa võid alati vaadata tiiutarot.ee, seal on ka siis mida toob aasta 2026 lugemine, seal on ka mida toob talv, siis detsember, jaanuar, veebruar lugemine, seal on üldse igasuguseid lugemisi töö teemal, karjääri teemal, suhete teemal, et kõike sealt siis leiab, et kui sa selle vastu siis huvi tunned, saad vaadata tiiutarot.ee, aga meie lähme siit nüüd edasi mängu juurde. Tere tulemast tagasi Mängime mängu. Selles mängus saad siis vastused 3 küsimusele, milline tähemärk on sinu jaoks sellel nädalal tähtis, milline nädalapäev on sinu jaoks sellel nädalal tähtis ja jah või ei küsimustele ka siis vastused saab ja mäng siis käib niimoodi, et valid siin laubal olevast 7 kivikesest välja ühe või siis ka mitu, mina segan need ära ja lasen nendel kõigil siia langeda. Iga kivi annab vastuse siis kõigile 3 küsimusele. Kividest on meil see nädal valida siis kuldne sakiline kivikene, selline helesinine sakiline kivikene, siis meil on helesinine ümarkivikene, suur kollane kivikene, meil on siuke oranžikas punakas kivikene ja meil on hele roosa kivikene ja läbipaistev selline valge kivikene ja osad nendest kividest on kusjuures ka siis sellest advendikalendrist pärit, kes ei tea, millest jutt käib, siis ma sain endale kingituseks advendikalendri, kus iga päev tuleb üks selline kivi sealt välja. Et kui sa tahad teada, mis kivid tulevad, siis iga päev ma avan enda storydes Facebook, Instagram ja YouTube, tähendab mitte YouTube, TikTok, et nendes storydes ma siis avan, eks ole, et me saame koos vaadata, et mis kivi tuli. Aga vaatame siis, mis on ka vastused selleks nädalaks meile.
Roosa kivikene tähemärgid Kaljukits veevalaja, nädalapäev on meil laupäev ja vastus on kahjuks ei. Siis meil on selline helesinine sakiline kivikene, siuke sinakasroheline. Sinu tähemärk on veevalaja, nädalapäev, laupäev, natuke pühapäev, vastus on ei ja võib-olla vahel. Suur kollane kivikene tähemärgid vähk ja lõvi, nädalapäev on teisipäev, kolmapäev ja vastus on kahjuks ei. Ja kuldne sakiline kivikene tähemärgid vähk ja lõvi, nädalapäev, teisipäev, kolmapäev, vastus on ka kahjuks ei. Läbipaistev valge kivikene tähemärk kaalud, nädalapäev, neljapäev ja vastus on jah. Ja ka samamoodi siis selline punane kivikene või selline oranžikas punane kivikene tähemärk kaalud, nädalapäev, neljapäev ja vastus on jah. Ta on isegi selle jahi peal siin. Ja helesinine siis ümarkivikene. Meil on tähemärgid ambur ja kaljukits, nädalapäev on reede, laupäev ja vastus on pigem ei ja vali uus suund vahel, kuigi ta natuke selle vali uus suund poole peal. Vot niimoodi, kallikesed, armsakesed, see siis oli teie nädal. Ma loodan, et tuleb hästi vinge, tore, mõnus, vahva, imeline, äge nädal. Kui see lugemine sulle meeldis, saad ka vaadata tiiutarot.ee, mida toob aasta 2026 või muid videoid ka sealt. Ja suur aitäh sulle ka seda videot vaatamast, kuulamast. Kohtume sinuga juba järgmises videos. Tšau!